Vahepeal välja ilmus. Maatriks on ristkülikukujuline tabel, mis koosneb arvudest ja mingitest muudest etteantud elementidest. Maatriksi sissekanded mõtletakse maatriksi elementideks, komponentideks. Nüüd räägime igasugune maatriksi põhimõttest. See on maatriks. Maatriksiks A nimetatakse M-reast ja N-veerust koosnevat ristkülikukujulist arvude tabelit. Maatriksite sees on elemendid. Neid tähistatakse rea ja veeru numbriga. Näiteks selles maatriksis element A22 oleks see arv siin. Näiteks 4 reast ja 3 veerust koosnevat maatriksit tähistatakse nii. Sulgudes 4 korda 3 kriips M. Olemas on erinevaid tüüpi maatrikseid. Sellist maatriksit nimetatakse ühikmaatriksiks. Ühikmaatriksis võib esineda igas reas element 1 ainult ühe korra. Ülejäänud peavad olema nullid. Kui maatriksis on kõik elemendid nullid, nimetatakse seda nullmaatriksiks. Maatrikseid saab ka omavahel liita ja lahutada. Liitmise ja lahutamise eelduseks on, et mõlemal maatriksil on võrdne arv ridu ja veerge. Teeme nüüd ühe tehte ka. Selleks, et need 2 maatriksid kokku liita, tuleb liita vastavad elemendid, mis asuvad samadel kohtadel. Näiteks -6 tuleb liita 3 ja 2 liita 1. Seda protsessi tuleb korrata iga reaga ning siis ongi vastus käes. Liigume edasi maatriksite korrutamise juurde. 2 maatriksi korrutamine on teostatav, kui esimese maatriksi veergude arv on võrdne teise maatriksi ridade arvuga. Näiteks saab korrutada omavahel neid 2 maatriksit, sest esimesel maatriksil on 2 veergu ja teisel maatriksil 2 rida. Selliseid maatrikseid omavahel korrutada ei saa, sest nii ridade kui ka veergude arvud on erinevad. Teeme ühe näidistehte. Maatriksite korrutamise põhimõte on, et rida tuleb korrutada läbi veeruga. Näiteks esimene tehe oleks 2 korda 2 pluss 1 korda 4 ning selle paigutame uues maatriksis esimeseks elemendiks. Sama tuleb läbi teha esimese maatriksi iga reaga. Vastuseks saamegi sellise maatriksi. Viimaseks asjaks, mis sulle õpetan, on, kuidas maatriksi teel lahendada 3 tundmatuga võrrandi süsteemi. Võtame näiteks selle võrrandi süsteemi siin ning kirjutame maatriksi vormi ümber. Kõik, mis on pärast võrdusmärki, eraldame sirgejoonega. Meie eesmärgiks on saada sellest maatriksist juba ennem mainitud ühikmaatriks, mille kaudu saame teada lahendid. Tuleb kasutada erinevaid meetodeid, et igas reas korduks arv 1 vaid ühe korra ning ülejäänud oleksid nullid. Tohib näiteks ridu omavahel liita ja lahutada ning ridu läbi korrutada ja jagada valitud arvuga. Tähelepanu! Sirgejoonega eraldatud osa on samuti osa reast ning sellega tuleb arvutamisel ka arvestada. Alustame lahendamisega. Meie eesmärgiks on teha tehteid, mis tekitaksid ridadesse võimalikult palju nulle ja ühtesid. Näiteks esimeseks tehteks võiks liita 3. reale esimese ning seejärel saame 3. ritta 2 nulli. Ülejäänud maatriks jääb samaks. Teiseks sammuks oleks liita esimesele reale teine rida ning samal ajal saaks jagada 3. rea 7 läbi,
et sinna tekiks 1. Tulemusena saame nüüd sellise maatriksi. Nüüd jagame esimese rea 3-ga läbi, et oleksid ainult 0 ja 1. Kuid tähelepanu, see meile ei sobi, sest ühikmaatriksis saab 1 esineda vaid 1 korra, mis tähendab, et see rida veel lõplik ei ole. Tegeleme veidi teise reaga ka. Selleks lahutame teisest reast 2-kordse esimese rea, mille tulemusena saame sellise maatriksi. Järgmiseks sammuks liidame teisele reale 3. rea. Seejärel jagame teise rea veel kohe 2-ga läbi. Nüüd on meil teine ja 3. rida valmis ning nüüd on vaja veel esimese reaga tegeleda. Lõpetuseks lahutame esimesest reast teise rea. Ning meil ongi olemas vastus. Sirge joone taga asuvad arvud ongi võrrandisüsteemi lahendid. Korrigeerime selle maatriksi nüüd korrapäraseks. Ja siis saame lahendid X, Y ja Z vastavalt ülevalt alla. Lahendid on X võrdub 1-ga, Y võrdub 1-ga ja Z võrdub 0-ga. Nüüd oled sa selgeks õppinud maatriksi algsed saladused, aga sul oli palju õppida.